Tere tulemast Ohoo Live TV stuudiosse. Nagu täna näete, siis me oleme lausa pildis. Meie käest on korduvalt küsitud, milline meie stuudio on. Siin te näete. Mäng on siis, oli suurel ekraanil, nüüd võistkonnad on tulnud jääle. Mäng tuleb meil Tartust Astri Areenalt. Täna kohtuvad meil siis hokiklubi Säde ja Kohtla-Järve Everest. Väga põnev seis on igastahes hokiliiga tabelis. Et loen sellega ette, esikohal on siis Roosa Panter 1 8 punktiga, teisel kohal Everest ka 8 punktiga, küll üks mäng rohkem peetud. HC Grizzlies 6 punktiga hetkel kolmas, hokiklubi Säde samuti 6 punkti, 4. koht, Wolverines 2 punktiga 5, Fellin Fuuriad 2 punktiga samuti 6 ja 7. kohal Roosa Panter 2. Et täna on tegelikult selline teoreetiline võimalus, et lausa 4 naiskonda võivad lõpetada tänase päeva 8 punkti peal. Roosa Pantril küll täna mängu ei ole, pidi toimuma, kahjuks jäi see ära jälle. See on nüüd tänapäeval meil selline asi, mis vahepeal võib juhtuda. Ja teine mäng, mis meil peale seda Säde Everesti tuleb, on siis Haabersti jäähallist. Roosa Panter 2 mängib Grizzliga. Samamoodi, kui ma ütlesin, et 4 naiskonda võivad täna lõpetada 8 punkti peal, siis tegelikult on võimalus ka hokiklubil Säde saada täna ka jooksvas tabelis teine koht. Kui nad juhtumisi nüüd peaksid Everesti võitma. Tuletan nüüd natukene meelde jälle seda süsteemi, et mängitakse läbi kõikide vahel 2 ringi ja siis tehakse tabel pooleks. Ülemisse poolde jäävad 4 naiskonda, kes mängivad play-offi, esimene siis mängib 4. ja teine mängib 3. ja alumine pool siis 5., 6., 7. mängivad omavahel veel läbi, oli vist 2 korda. Et see Roosa Panter on praegu minemas teistel tugevalt eest ära. 4 mängust 4 võitu. Kõige rohkem ja kõige lähemal talle on Everest, kes siis ongi ainult Roosa Panter 1 kaotanud. Ja tabelis on veel niimoodi, et tegelikult Wolverine on küll 5. kohal, 4 mängust 1 võit, aga ees on ootamas meil siis mängud nii Roosa Panter 2 kui ka Fellin Fuuriatega ja siis uuesti Sädega, keda 1 korra on juba võidetud. Nii et tegelikult hoolimata sellest 2 punktist tabelis on tegelikult Wolverinil võimalus rünnata 4. kohta ja play-offi positsiooni. Ja loen ette ka tänased koosseisud. Et päris pika pingiga on tulnud mõlemad naiskonnad. Koduklubi Tartu Säde siis, kes mängib punases täna, on väravahid Triinu Tuvike, Kai-Liis Kalmus, kaitses number 2 Kirke Kalde, number 3 Kristin-Maris Mahla, number 10 Karin Räski, number 14 Signe Prosa, number 27 Svetlana Aleksejeva, number 88 Grete Hollo, number 13 Merlin Griffin, number 19 Ashley Kosak, number 22 Keili Helekivi, number 23 Tia Lang, number 39 Helena Vassil, number 66 Kaisa Arumäe, number 77 Helen Mahla ja number 89 Asta Šaskina. Need olid siis ründajad, treeneriks Oleg Kuzanov ja abitreener Maksim Šitski. Ja Everesti koosseisus on täna väravas number 55 Uljana Jegi. Eelmisel hooajal me teda tegelikult ei näinudki. Ja ma ise ei mäletagi, kas mina olengi teda mängimast näinud, et saab huvitav olema. Kaitses on üles antud Marina Kovaljova number 71, number 34 Arina Penetis, number 12 Margarita Sherle, number 11 Aleksandra Olga Seppar, ründes 8 Anne Pukova, number 95 Maria Disko, number 25 Anna Fedjajeva, number 15 Alina Semenjak,
number 87 Kristina Jartseva, number 9 Maridis Poobus, number 27 Nadežda Raku, number 20 Estrid Taasma, number 22 Karina Tjomina, number 13 Anna Romanenko, number 18 Jana Vinogradova ja number 2 Marina Soboleva. Et nagu kuulsite, siis siin Soboleva on üles antud tegelikult varasemalt väravahina, aga täna on ta väljakumängija, nagu oli kuulda, siis ta nüüd liikuski väravast väljakule ja treeneriks Anatoli Dubkov. Tartul siis 2 väravahti, nagu tavaks saanud Triinu Tuvik ja Kailis Kalmus, et siin eelmises mängus Kaarel Kosaga meil ka oli natukene segadusi nende tuvastamisega stuudiost, see alati ei õnnestu, aga juhendati mind väga lahkesti, et Kailis Kalmus mängib nimelt rohelise kiivriga ja tema hoiab keppi paremas käes ja Triinu mängib musta kiivriga ning hoiab keppi vasakus käes, nii et tegelikult nad on visuaalselt täiesti eristatavad. Nii, mis veel? Et kui siin vaadata uuesti tabelil otsa, siis hetkel hoiab 4. kohast kinni Tartu Säde. Kui vaadata ka seda, et kes on võimalik vastane play-offideks, kuigi mäng on omajagu pidada, siis tegelikult hetkeseisuga on tulemas vastu Roosa Panter 1. Ja Säde võib-olla miinimum eesmärgi enda jaoks on täitnud hetkel jooksvalt 4. koht, aga kindlasti nad tahavad 2. või 3. saada põhiturniiri järel. Krislit on nad juba tegelikult mänginud 2 mängu Krisliga. Ühe võitsid, teise kaotasid, on plussis väravatega omavahelistes mängudes. Everestiga nüüd selgubki, mängitakse esimest korda. Et täitsa siuke põhimõtteline kohtumine, vaadates siis tulevikku, ütleme nii. Ja mis meil siin tänasest mängust üldse võib oodata, vaatasin ka pealevisked üle, et mõlemad naiskonnad tegelikult pommitavad päris usinasti, et näiteks Säde on pealeviskeid teinud Krisli vastu 35, Roosa Pantri 1 vastu küll vähem 8, siis uuesti Krisliga mäng 38, Fuuretega 44 ja Ulferiini vastu oli 15. Everestil siis vastavad näitajad Ulferiini vastu 37, Roosa Panter 2 vastu 31, Roosa Panter 1 vastu 19, 2 mängu Fuuretega vastavalt 37 ja 29. Et võib selle info põhjal võib vähemalt oodata suhteliselt atraktiivset ja rünnakute rohket mängu. Väikese muidugi eelise või sellise favoriidikoorma võiks panna Everestile, kuigi mängitakse Tartus ja kodunaiskonnal selle võrra on väike eelis kodujää ja ei pidanud reisi ette võtma, saabki näha. Kohtunik on igast seal, naiskonnad ka valmis kohe. Ja siis kui siin Everesti puhul oli nüüd vähemalt ülesaamislehe järgi 4 kaitsemängijat, siis saab näha, kas nad mängivadki 4 kaitsemängijaga või kes siis seal appi tulevad ründa pooleda. Praegu on Seppar ja Serle kaitses. Tartu kohe läheb rünnakule siit peale esitu küll. Värav siis Iljana Jõgi, näete seal väikese kasvuline nooruka värava. Tartu nüüd mäng on väga rahulikult alanud. Aga Tartu on siin liitrid ikka liiguvad sinna Everesti värava suunas, et Everesti vastu rünnakud. Söödab Vaarelise Aasma ja see läks nüüd vist tundus rikušetist mööda. Et Seppar rikub seal triblades võitrit enda kätt saada, aga ei õnnestunud, et Seppar tegelikult osa mängija mõnikord on küll
langenud natukene selle lõksu, nüüd tsoonist väljumisel kaotab Arumäele litri. Aga Arumäe lükkas selle lihtsalt tagant, et tsooni sügavale Aasmäele. Kindlasti mängija, kes on võimeline ka üksi väravaid tegema. Praegu jah, natuke ei tea, kui vara või hilja nüüd Everest jõudis, et mõnikord võib juhtuda, et mängijad siis, kes tulevad, reisivad pika tee 2 tundi, et ei ole kohe veel soojaks saanud mängu alguseks. Everesti Viktor jälle Pedjaeva üritatakse nüüd talle sööta sinna Kukova. Aga sööt jõuab ärale, Tartu takistab. Lükkab jälle niimoodi endale tsooni ette, et praegu sellist mõtestatud söödumängu väga palju ei olegi olnud, et samamoodi Vassil nüüd lükkab sügavale nurka selle litri, aga et suhteliselt võib öelda isegi jah, et isegi ettevaatlikult on naiskonnad alustanud, siit nüüd sai Tartu kaitsemängija kätte, selle pika litrit ei tule. Tsoonist välja Vassil, aga on Kohtjärve kaitse jälle vahel. Alustavad uuesti vasturinnakut. Siin mängus jah, mängitakse suhteliselt ettevaatlikult praegu. Et selles mängus võib see esimene värav väga palju jõuvahekordasid määrata lõpuks. Sööd kaitsete vahel. Kirke Kalde üritas jälle ründajatele anda. Et sellist litri kätt ja kes see läheb seal peale, mis see ongi värav. Et see tuli küll nüüd natukene lausa ootamust olukorrast. Merlin Griffin oli värava autoriks. Et tegelikult otseselt sellist kiiret mängu ega väraval ohtu alguses ei paistnudki, et proovin ise järgi vaadata, kust see liter nüüd võis minna. Jah, oli selline lükkamiseks nurka ebaõnnestunud mängimine värav ette. Tundus isegi Everesti mängija tegi seda. Ja siis kuskilt sealt see ise Jäämäjõgi jalga tagant kuskilt läbi läks 1-0 Tartu 100 ees. Selline suhteliselt kiire värav tegelikult peaks nüüd äratama ka Kohtjärvet, mis on tegelikult väga hea, sest nagu ma siin mainisin ka, siis mäng natukene uimaselt tundus, et algas, ehk tuleb nüüd see ärksu rohkem sisse jälle. Et praegu siis olemegi liikumas selle, vähemalt jooksvastabelis selle olekse suunas, et 4 naiskonda võivad lõpetada täna 8 punkti peal kokku, aga jah, mängida on veel väga palju. Et ärme nii palju ette hüppame sündmustest. Ja nagu näete, siis väravas on Triinu Tuvike, must kiiver, kepp vasakus käes. Et jah, Viljanägi siis suhteliselt väikse kasvunime seal väravas, et vaatame, et ta tegelikult tundub olevat väga hea liikuv, aga selle võrra ta siis vähem katab seda värava pinda, et eriti raske saab see olema latialuseid litrit kätte saada. Et üritas siin disko peale visata. Tartu sai jälle litri kätte, toovad tsoonist välja. Aga jah, Olga Sepper siin oli kohe likvideeris selle õhu, viisis tsoonist välja. Urgas Disko suudab värav ette. Nüüd oli tegelikult Everestil väga hea moment seal värava ees. Aga liter pandi kinni, mängitakse lahti Tartu tsoonist. Lahti viskab siis Äskli Kosak ja Fedjaeva.
Litter nurgas siin peale visanud. Nüüd pommitatakse seda Tartu väravahti. Ei saa Tartu kuidagi tsoonist välja. Jah, siin selle võimase mängu algusega nüüd ongi läinud nüüd niimoodi, et tegelikult kiiresti muutus seis Tartu kasuks 1-0 ja tegelikult on asunud ka Everest rohkem rindama. Et nüüd ei ole tükk aega Tartu tsoonist välja tuldud. Siit tagant peale see küll lõpetas siin Tartu mängija jalgades. Jõuab siin Venetis esimesena Litrini. Viivad jälle tsoonist välja uuesti, aga Tartu alustab enda rünnakut. Ja see Litrin läks otse Iljani Ögile logosse. Kohtunik isegi peatanud mängu, sest ühtegi vastasmängijat teda ohustamas polnud. Vassi söödab Helenmaha järjevõrra tõrje Jõgile. Jah, oli meil nüüd väike eetripaus siin, et jõudis stuudiosse ka Merike Padar HC Wolferinist. Tere! Just! Et siin tutvustasin, ühe korra ma sain isegi niimoodi öelda, et sain ka ühe teie mängija kunagi tribüünid kinni püütud kommentaarideks, aga täna me oleme stuudios, täna ma niimoodi öelda ei saa. Aga tore, et oled siin, et ma siin natukene tutvustasin tabeliseisu ka. Et täna küll oli teil puhkepäev. Pidi olema ainukesena puhkepäev, et Roosa Panter 1 ja Fuurete mäng jäi ära. Aga mida ma siin nagu rääkisin, ma ei tea, kui palju sa oled siin tabeliseisu jälginud, aga teil on nüüd üks pikem paus tulemas. Järgmine mäng on jaanuari lõpus, ma täpselt kuupäeva ei oskagi öelda. Jah, tõsi, et viimati mängisime samamoodi seal Astria Arenal Tartus, oli novembri lõpus. Ja põhimõtteliselt peaaegu 2-kuune paus on siis osaliselt tingitud ka sellest, et Tondirabast lihtsalt ei ole jääd, et on toimumas iluuisutamise suurvõistlused seal. Jah, et siin, kes Tallinna klubides ükskõik mis tasemel hokit mängivad, siis need teavad jah, et jaanuaris hokimängijatel väga sinna kahjuks asja ei ole Tondirabasse. Aga mida ma rääkisin, et siin võitlus käib siis eelkõige 4 esimese koha peale, kes lähevad play-offi ja hakkavad omavahel siis koha mänge pidama. Wolferin on küll praegu 2 punktiga 5, aga 4 peetud mängu. Järgmised mängud on neil siis Felin Fuuriatega, Roosa Panter 2-ga ja Sädega, keda on 1 korra võidetud, nii et tegelikult vaadates punktseisu, siis on täiesti reaalne ronida sinna 4. positsioonile ka veel. Jaa, kindlasti 3 tiimiga me ei ole üldse mänginud, siis Viljandi naistega, Roosa Panter 2-ga ja ma nüüd eksin 2 tiimiga vähemalt ei ole mänginud. Ja samas olete sealt nii-öelda praegusest jooksvast esinelikust võitnud hookiklubi Sädet. Seda mängu sa juba mainisid ka, et mis seisuga see lõppes? Oli see 3-2, jah? 3-2 oli jah see. Et ma siin praegu mängu ei ole ees, et seal mängus te, kes olite nii-öelda tagaaja rollis või? Ei, me ikka suutsime suht mängu alguses esimese värava ära teha ja teisel veerandil tegime 2 lisaks. Aga nii-öelda vähemuse mängus siis tartlased suutsid veel teise värava meil oli jah. Ja siin vahepeal on nüüd Tartu mängus läinud päris põnevaks seal väraval, et ei olegi jõudnud neid tõrjeid kirja panna, et pommitatakse hoolega seal.
Triinu Tuvikest. Noh, siiamaani ei ole ta enda selja taha ühtegi litrit lasknud. Aga ütleme, et kui selline sadu jätkub, siis võib see ka muutuda. Siin sa jah, päris algust ei kuulnud, ma siin tutvustasin ka pealevisete arvu, mis on teinud Säde oma varasemates mängudes ja Everest, et see oli tegelikult päris suur, et tõenäoliselt näeme me siin väga tõsist pommitamist täna, mis on muidugi väga atraktiivne. Pealevise selleks küll mööda. Tundus olema Mahla, noorem Mahla. Jah, oligi kaitsest tõusis number 3 Kristin-Maris Mahla. Et siin kaitse puhul, ja kui kaitsa tõuseb, siis esimene ülesanne on kohe tsentril julgestada seda positsiooni. Et tsentri kohal mängivad täna siis Tartus Griffin ja Tealang. Et seal nad on pandud kahekesi seda positsiooni mängima. Griffin sööt värava ette, nüüd hüppes, oli sellist Arumäe, et ei saanud kätte, aga seda oligi raske kätte saada, see Litter lihtsalt lendas sellise koha peal. Tartuse tohivad Griffin ja võimalus keskele poole liikuda. Ja see Litter tegelikult oli päris mööda minemas ja takerdus ka Everesti mängijas, et Grete Hoia ilusti võttis Littri kinni. Kas sina oled Uljana Jegi vastu mänginud või poolt? Ma olen ta vastu mänginud ja olen saanud isegi ühe värava. Et see oli siis, kui ma mängisin Krislise nimekirjas ja Hele Mölder tegi väga hea maski talle ja mille tõttu siis ka õnnestus talle ära teha. Okay. Aga mitte sellel hooajal siis. Ei ole veel mänginud. Et mina tegelikult siin ülekande algus ütlesin ka, et mina tegelikult seda ei mäleta, et ma oleks mängis näinud, et vähemalt teadlikult mitte, et on selline väikese kasvuline. Küll vist hästi liikuv seal väravas, aga siin Everest nüüd küll pommitab peale, aga selline suhteliselt sirgjooneliselt nagu otsitakse seda väravat, et sellised kauged visked lähevad mõnikord sisse, aga sealt peavad tulema rekosetist, et natukene võib-olla Everesti tegelikult oskust on, et võiksid seda rohkem kas sööduga või vabaks mängides otsida, on vähemalt see minu hinnang. Sepa nüüd kasutab oma individuaalseid oskuseid seal. Ja selline suht separilik liikumine. Nojah, kassi-hiire mängi, et tema oskuste juures ta oleks nüüd lihtsalt kõrval põigata ja hakata tormama, nagu ta tavaliselt teeb, et ühest otsast teise ja ta on nagu täna, kus juures ma seda sellist kaitsest ülestõusmist ei olegi veel näinud, et võib-olla ta saab siin mängu lõpupoole soojaks. Ega see ei olegi alati minust eesmärk oma, et lihtsalt kaitse tõuseb sellepärast, kui ei ole võib-olla ründajad piisavalt hästi avanenud, et tal ei ole midagi selle litriga väga teha ja kui tal endal jaksu on, siis miks mitte. Ideaalis peaks ikkagi nagu ründajad looma võimaluse, et neile saaks sööta. Tartu on siin üks väike lohakas tsooniviga, et tegelikult lausa 2 mängijat tuli läinud vahepeal üle sinise joone, et natuke kärsitud ei näeti, kes selle litri sinna sisse viis, ei olegi oluline, aga ebatäpne sööt, kuigi võideti lahti viskel Litter ja tekib kohe värava olukord. Ohtlik. Huvitav põrge oli, et tundus, et Triinu Tuvik sai selle kätte, aga tegelikult ta põrkas eemal ja astudes Tuvik oli ise ka alguses segadus, et kus see Litter kadus. No selles olukorras peaks kaitse ikkagi nagu kogu aeg jälgima ja vaatama, kuhu see Litter põrkab ja selle ära korjama, et ei oleks rebound'i võimulust. Ja siin kohe mäletan natuke Kovaljova oli kaotamas väga ohtlikult seda Littrit ja jäigi nüüd 2 Tartu mängija vastu, et jah, siin tahtsin vahepeal öelda, et eelmises mängus oli tegelikult selline situatsioon, kus visati Roosa pantrile peale ja Litter kukkus niimoodi väravnurka ja jäi mul mulje, aga tegelikult läkski protokolli kirja siis tookord Arumäe, kes selle Littri sisse suunas, et oligi ründana esimesena jaol lihtsalt. Ma ei tea, kas sa seda mängu nägid, seda olukorda mäletad, aga kahjuks mitte. Nüüd aga muidugi on ka selliseid olukordi siis, et reaalselt üks mängija viskab väravale peale ja teine oma tiimi mängija paneb kepi vahele ja saab selle värava enda nimele, kuigi võib-olla mõnikord alati ei olegi nagu see suunamine selles hetkes olnud nagu vajalik. Et on ka selliseid asju juhtunud. Jah.
ja seda võib juhtuda ka oma värava puhul, kui kaitses seal tahta takistada litrit ja tihtilugu kaitses on selline dilemma, kui näed lendat litrit, siis mõtled, et kas see väravaht näeb seda, kas mul üldse maksab seda vahepeal seal puutuda. Tõsi jah, et tuleb usaldada ka väravahti ja lasta tal püüda. Nii, esimese kolmandiku lõpuni on nüüd vähem kui 2 minutit. Seis ei ole muutunud, kuigi peaks ütlema, et ega on siin see Everesti poolne värav ka õhus siiski. Ütleb, mäng tundub olema suht võrdne, aga väga palju saadakse litter ja siis tehakse mingi suvaline valesööt kuhugi paar meetrit ettepoole ja sinna see mäng kaob. Aasmal jah, see on nüüd vahelt lõikamas seda litrit. Praegust oli päris hea sööt. Jälle tsooni viga. Kes see värava viskas? Värava viskas Griffin. Et tuli see nurgast ja nii-öelda klaariti suhteliselt ebaõnnestunult värav ette, kus siis Griffin ootas ja põhimõtteliselt ühe puutega sisse suunas. No Griffin peaks olema oma Tartu tiimiga parim väravakütt. Peab see paika? Täitsa võimalik, et mul peab selle statistika ette võtma, aga Griffiniga õnnestus mul koondise turniiril Leedus tuba jagada, et tegu väga tubli sportlasega ja meeldiva naisterahvaga ja samamoodi õnnestus tal sellel turniiril siis visata värav Ukraina vastu. Griffinil oli siin vahepeal vigastus, et selle üle ta ei kurtnud midagi. No kurtis küll, käis ka koondise laagris, võttis ettevaatlikult, aga sellele vaatamata realiseeris turniiril. Ja, nüüd Uljanegi pani selle litri kinni. Et suhteliselt kerge tõrje tal oli, nägi litrit ja püüdis otse kott kindasse selle. Tartu nüüd oli võitis. Everest, tartlased magavad. Et see oli nüüd puhas küll selline mugavustsoon, et mõeldakse, et keegi järgi ei tule, aga Everest tundub, et hakkab ellu ärkama. Ja, Seppar ja Aasma mõlemad seal kihutasid selle litri suunas. No kiirust neil on, et miks mitte. Ollakse ju taga. No nüüd on Tartu kaitse omavahel koos. Otsitakse seda litrile sinna ette ikkagi teed. Päris ma ütleks, et ma siin praegu ei ole neid tõrjeid kirja pannud endale, aga ütleks, et Everest on neid viskid rohkem teinud, visko tõuseb. Ei leidnud head teed, lükkas ära sooni sügavale. Ja, siin natuke viivitas, mulle tundus kohtunik vilega, aga viilistas selle litri ikka kinni. 1 sekund. Jah, seal kohe saab esimene kolmandik meil läbi, siis tuleb 2-minutiline paus. Et sel ajal jääpuhastust ei ole, nagu me oleme igas mängus ka maininud. Ja kohe peaks meil see stuudiokell nüüd ei ole sünkroonitud jäähalli kellaga. Ja, et oli paar sekundit siiski mängu lõpuni. Mööda, aga teeme korraks ise ka siit pausi, et oleme 2 minuti pärast tagasi.
nii, oleme tagasi nüüd eetris, algab Tartust, näete, olime kohe pildis ka korraks, algab teine kolmandik Tartust, seis 1-0 Sädele, Griffini väravast siis läks Tartu juhtima, see oli kas 3. või 4. minutil. Peale seda mäng algaski natukene uimaselt, aga nüüd on naiskonnad üles ärganud. Ja peale seda on tegelikult päris tõsiselt hakanud Everest pommitama. Siin liigas me praegu ostuldes viike näinud ei olegi. Et ka see seis on tegelikult võimalik õhus. Et minuga, kes varem mängiti kohe lisaaeg otsa või oli karistusvisked, aga nüüd minu arvates ma ei eksi vist, et mängitakse ka ongi viigiline tulemus või peaaegu. Minu arust eelmistel hooaegadel on olnud seisud, kus on lihtsalt jäänud viiki. Ja pärast arvutatakse lihtsalt punktid kokku. Jah, et võit annab 2 punkti, kaotus 0 ja viik 1. Ma nüüd jälle mõnikord ütlen, et mälu järgi ütlen, et ei olnud seda üle kontrollinud, aga peaks olema kõik niimoodi. Praegu siis jah, tundus, et läks tõre kirja jälle Iljane Jegile. Mängitakse nüüd pööratud nii-öelda väljaku pooltega. Et see just hakkab rolli mängima siis, kui üks naiskond peaks saama karistuse ja jääma sügavalt sinna vähemuses enda tsooni surutakse sisse. Siit vilistati nüüd pikk liter, mis tähendab, et Tartu siis vahetust teha ei saa hetkel. Nii tundub, et nüüd siin Everestil on natukene saanud mõned mängijad veel platsile, kes esimesel kolmandikul ei käinud, vähemalt ma ei märganud, näiteks Vartsevat. Tartus on nüüd siin väga ohtlikule viskele, see oli Keili Helekivi ja tegelikult kohe oli värava ees seda rebound'i ootamas Kaisa Arumäe. Et siin väike väravaht oleks padja vahele saanud, siis oleks kohe võinud tähendada väravat neile. Jah, siin oli hea olukord, et täpselt ei näinud, aga Everest mängija siis sai viga. Ei pika oli, aga kohtunik laseb ilusti mängul jätkuda, mis on ka üsna sümpaatne tegelikult. Et iga väikse kukkumise peale ikkagi mängu enam kinni vilistab ka nagu eelnevatel hooaegadel. Et kui tahetakse minna rahvusvaheliselt turniirile, siis peab ikkagi ka suutma olema üle teatud olukordadest. Suhteliselt vabalt sai nüüd, kes meil oli seal viskel, et väga hea tõrje muidugi Jõgi poolt. Dialang oli see, kes sai peale visata. Et tundus, et ma tegis blokkeriga selle kaitses ära. Et nüüd on Tartul omakorda hakanud suruma. Meil siin natukene on võimalus mõned olukorrad järele vaadata, siis me võime seda jagada ka. Nii. See oli muidugi kummaline. Järjest nüüd, kas tundus, et tal olid lausa pooled sisse? Jah, tundus küll, et viis nagu vastase tsoonis, oldi rindetsoonis ja viskas litri välja. Just, et ja kohe tekkis ka oma väraval siis ohtlik moment, et siin ka väga palju ei puudunud, et oli see väravanurk vaba ja seal piisab mõnikord lihtsalt sellest, kui keegi oma kepi sinna hokikepi vahele lükkab. Nii, Mahla üritab nüüd üksi sinna tsooni ja praegu ei ole... Griffin ilusti pakub ennast. Aga nurgas käis siis võitlus Aleksandroga Seppariga, kes võitis litri ja oligi tsoonist nüüd Everestil ei õnnestu seda välja tuua. Et natukene on see mängupilt muutud kaootilisemaks. Disko ja nüüd Aasma proovib jälle otse peale visata muidugi. Tuli küll nii-öelda jah, oma mängija mis oleks ikkagi nagu suhteliselt 10 tuvikesele, et temasugusel väravahil ei ole sellist raske püüda. Just, et see alguses see viskamoment tundus küll pime, aga jah, tuli otse talle nii-öelda logosse. Lahti see nüüd see pealevise
Tuvik seda ei pruukinud küll näha, aga ta läks selgelt väravast mööda. See võib hästi sinna värava ette põrgata, kus nagu Oska mängija saaks ta... See on nüüd ohtlik moment. On minu arvates sellel hooajal ka siit väravaid tulnud, kus visatakse ühelt poolt väravast mööda ja teiselt poolt tuleb see Litter. Praegu ta küll ei tulnud väravette välja, aga ta võib vabalt tulla põrkest väravette tagasi. No just, sa viskadki meelega mööda, et ta põrkaks sinna värava ette, et kus siis järgmine mängija ta sisse viskab. Siin oli praegu selline situatsioon, et väravaht ei jõudnud seda teist nurka katta, aga Tartu õnneks siis Litter ei jõudnud sinna päris värava ette välja. Tartu kaitsa viga oli hetkel magama. Ja siuke ebaõnnestunud... No sai Litri ja siis oleks võinud hakata liikuma kuhugi toimetada seda. Et siin täna on näha ka, et tegelikult kui vastane nüüd ei survesta väravahti, siis tegelikult väga paljud lihtsalt Litrit vilet ei antagi, mängu kinni ei vilistata. Et mängu voolavuse seisukohalt on see oluline, et mängijad siin tundub, et korraks ei ole sellega natukene harjunud. Et nii kui väravaht paneb käe peale, siis kõik jäävad nagu natuke ootama, et nüüd jääb mäng kinni. Aga tõenäoliselt, nagu sa mainisid, sina oled näinud ka rahvusvahelise mänge, et ma usun, et seal on kõik see samamoodi. Jah, Sofia Grizzlise väravaht on selline väravaht, kes suht kohe viskab Litri mängu tagasi, et ta ei jää seda sinna hoidma. Ja, praegu oli järjekordne näide, kus Griffin istus peale Uljana Jõgi püüdis selle kindlasse ja kohe poetas oma mängile edasi. Praegu muidugi peaks ütlema, et Griffin tegelikult oleks võinud seda sööta oodata, olid need 2-0 seal väravahi käes. Ilusti andis taha. Aga jah. Hea kaitse muidugi praegu siin, kes meil oli siin Benetise poolt. Ja Marina on väga hea kaitsja. Aga see, kes viskas ja tal nagu ise ebaõnnestus, et ei jõudnud seda tõsta piisavalt. Aga mõeldud oli hästi, et Griffin nagu viis Litri sisse ja jättis, siis andis taha oma mängijale söödu, et ta saaks peale visata. Ja, väga palju tegelikult, miks tulebki hokis söödudest viskeid ja resultatiivsustabelit tegelikult peetakse ka selle põhimõttega, et otseselt ei tehtagi punktidega vahet, kas ollakse väravaviskaja või siis söötja. Lausa 2 söötjat võivad saada neid resultatiivsuspunkte. Kepid läksid veidi kõrgeks ja üritas seal sellist hoogu võtta Kepiga. Ja Estrid kaasma. Väravas oli 2 mängijat, üks oli Kisko. Arumäe tõuseb. Ja aga 2 Everesti kaitset blokivad ära ilusti. Sai küll suunata selle Litri selle värava suunas, aga selgelt mööda. Mahla. Aasva peale ise, jah. Siin on ilusti kõrvis. Ja ennist rääkisid siin söötudest, siis minu arust on ka ikkagi head söödud on ikka väga olulised. Hea sööduga mängitakse tegelikult sisuliselt väravaht mängust välja. Jah. Seda enam, kui need on lausa 2. Ja see ongi nagu selle söödu just mõte. Sest kui on hea väravahti liiklus, siis need otse peale viskab. Täna küll oli näha, et see Griffini ise läks. Kuid siit stuudiost ei olnud võimalik öelda, kust see täpselt sisse lipsus, aga ütleme otse viskab. Neid on ikkagi tunduvalt raskem saada väravasse. Kindlasti, jah. Sepp on natuke nüüd liialt loodab enda meisterlikkuse peale, et jääb küll Litri perenaiseks aga teised pidid seisma ootama seda olukorra lahenemist. Ja nüüd oli ka moment, kus oleks ta lükkanud mängu tagasi, siis oleks lastud ilmselt jätkuda, aga vilistati kinni see. Alla 7 minuti on siis jäänud teise kolmandiku lõpuni. Seis endiselt Tartus 1-0. Seal on näha ka pealtvaatajaid. Ei ole praegu teada, kas on tegemist jõuluostu tegevate inimestega või ongi tuldud spetsiaalselt seda mängu vaatama. Kindlasti on fänne ja tuttavaid sõpru
aga on ka ostlejaid, kes siis juhuslikult on ostukeskusesse sattunud ja jäänud mängu vaatama. nüüd Fedjajev on suhteliselt sügavale laskunud, et tegelikult võtabki litri, tõuseb ise. Aga see võetakse tema käest uuesti ära. üritab nüüd 8 nurgast saab Kovaljova, aga see aeglaseks jäi. Seal jäi juba ka ruumi väheks, et kui sa saadki sealt litri sisse, siis mõlemad on mängijad on nurgas, siis ei olegi sööta enam kellelegi edasi. Kovaljova vahetab nüüd äärt. Praegu selliseid Everesti poolt väga niisuguseid loogilisi lahendusi ei ole tulnud. Ja seis on üllatavalt ikkagi väike 1-0, et meie mängisime Tartuga ikka veidi rohkem väravaid. See on kindlasti ka pealtvaatajatele magusam. Siin Everestil näiteks on 5 mänguga väravate vahe 23 visatud väravat ja 13 sisse lastud väravat. Ja Tartul on siis vastav näitaja 20-11, nii et tegelikult mänge küll üks rohkem. No ütleme, seal hakkavad juba mängima rolli, kellega mängitakse ja milline väravaht on, et kui Everest meie vastu võitis, oli see 10-1. Soles läksid ka sisse sellised väravad, kus Disko viskas. Saab üksi ja viskas patti üritas, et segasid vahele, aga olukord nõudis seda. Ma oleks nüüd kõrvale tõmmata. Ta sihtis selgelt sinna pattide vahele, aga ilusti Juliana Jegi hüppas kaitses seal ära. Aga rünnak jätkub. Griffin hoiab litrit. Nüüd võiks sööta juba. Valesse kohta söötis. Võiks nüüd anda Mahlale taha. Ja sai. Väga hea, tubli. Õigesse kohta. Et siin sul mõte jäi pooleli ennist? Mõte oli see et Everest võitis Wolverine 10-1, et Disko lausa sai 6 väravat sealt. Aga kuna meil on tegu, oli algaja väravahiga toona väravas, siis läksid ka need sisse, mis litrid, mida ta nii-öelda 10-sse viskas, et lihtsalt põrkasid. Mida kogenud väravaht nagu sisse ei lase, et sealt ka, ütleme, see statistika nagu huvitav, aga ta ei peegelda tegelikult see hooaeg kindlasti päris nagu õigesti mänge. Jah, siin varasemalt on sellest ka palju juttu olnud, et tegelikult väga suur osakaal on väravahtidel sellistes mängudes, et hea väravahi ikkagi ületamiseks peavad olema sul väga, väga meisterlikud ründamängijad. Ja siis peab juba söötma oma vahel, et tõmmata väravaht liikuma ja kui me nägime ka, et Mahla läks ja viskas peale suht otse ja sisse ei õnnestunud saada. Tegelikult ütleme selle nurga alt see oli enam-vähem mõte oli hea igal juhul, et seal piisab sellest, kui juba murduse sekundit väravahti hiljaks ja ongi jalgade vahelt see liter sees. Kuigi ütleme Uljana Jegi veel kord ütleme, et ei ole teda palju näinud või olen käinud täna näinud mängimas. Aga kui ta on väikse kasvuline liikur, siis tema tugevus peaks olema just alt neid litreid kätte saada. Vassil üritab nüüd tagantkätt, aga tõstab otse selle kost kindlasse. Seal oli võimalus veel tegelikult natukene kombineerida ka. Et mina pean tunnistama, et need 2 väravad, mis mul on õnnestunud see hooaeg teha, et ikkagi läksid sealt väravahi jalgade vahelt ja patjade alt, et kui ikka vise on nagu piisavalt tugev, siis saab sisse. Tartu nüüd korraks võiks lahti viska, aga Fedjajev käis liter. Peenetis. Aga nüüd Grete olla esimesena litri peal. Aga ei saa tsoonist välja, et siit tuleb isegi tõrjekirja, kuigi ütleme mingit ohtu siin ei olnud tegelikult. Et Anna Tutkova oli siis selle pealeviskautor. Kovaljovale sööritakse taha. Katsub kätte, tõusevad. Ja selle koha pealt nüüd viskas küll, see oli meil Keili Helekivi mööda. Aga kuna oli tulnud ka juba Arumäe sinna, siis see on nüüd see koht, kus tegelikult ei peagi sihtima nii väga seda väravanurka, aga pigem just patja väravahil. Kui väravaht saab padja ette, siis see põrkab kindlasti tagasi. Ja seal juba, kui on oma ründamängija uuesti jaol, siis see on jälle väga ohtlik olukord.
et jah, naljakas öelda, et alati ei peagi väravasse visates üritama kohe sisse saada seda. Tõsi, jah. Et trennides on lausa õpetatud, et viskad patt, põrkaks teisele ette koondise harjutusena. jah, just. Olen isegi saanud oma treeneri käest selliseid juhiseid. Natuke üle 2 minuti siis teist kolmandikku mängida, seis endiselt muutumatu. Noh, raske öelda, kas siin seis muutub, võimalusi on tegelikult päris rohkesti mõlemal poolel. Et ma natuke isegi imestaks, kui see seis 1-0 jääb. Fedjajeva pealevise. Ei saanud, see näitab kohtunud tõuseb just, et viga ei olnud. Ega ei olnud jah, et see Tartu mängija lihtsalt oli seal enne varem kukkunud ja ta ise sõitis otsa sinna. Et ta siin Tuviki püüdis selle kott kindlasse, aga põrkas sealt ka, ei saanud seda hästi kätte. Ja oleks võinud natukene rohkem oli see vist hoida. Siis proovis mööda jääd seda. Ja, võimalus jälle Griffinil. See oli Klassil. Oi, jah, vabandust. Et tegelikult päris huvitav on pärast vaadata seda pealevisete ja tõrjete statistikat, et ennustasin, et neid saab palju olema ja tundub, et nii ka läheb. Väravaid muidugi selle kohta on vähe veel. Kolmas veerrandaeg saab olema huvitav, et kindlasti hakkab väsimus mängima rolli. Täna muidugi peab ütlema, et mõlemad on väga pika koosseisuga tulnud kohale, et ühel meeskonnal, kus oli 16 ja teisel 17 mängijat koos väravahtidega. Mis iseenesest on täitsa normaalne, mängitakse 3 viisikuga, et see, mida siin mõned klubid mängivad põhimõtteliselt 2 viisikuga, see pigem tavapäratu. Et eeldaks ikkagi 3 viisikut. Jah, siin on erinevad põhjused, et no kas või see, et see kolmas annab puhkust siis esimesele ja teisele viisikule, kes tavaliselt kompleteeritakse siis tugevamaks. Aga nemad väsivad, et teravust neile tagasi anda, siis kolmas annab neile puhkust. Servet sööb Laasma viib välja tsoonist. Ohtlik olukord, jah. Kes meil on siin, see ei tea vist, diskoopis. Ja üritas natukene mööda triblada aga sai Tuvike seal, kas siis põlvega või mis ta sinna vahele sai. Mis ta siis lendas, tundus, et mäng vilistati kinni, et põrkas lausa sinna võrkudesse ülesse. Kas Disko on keskmängija rollis või ääreründaja? Jään vastuse täiesti võlgu. Ma arvan, et ta on tegelikult ääreründaja. Ja täna, kuna neid oli üldse vähe koosseisus, siis... näha oli, et ta tähendab keskel. Kui jah, tegelikult ütleme protokolli järgi on üldse 4 kaitset Everestil, siis ma tegelikult ei olegi suutnud nüüd jälgida, et kas need 4 kaitset ongi terve mängu mänginud või keegi käib seal abiks lappimas. Märkamatult on jah teise kolmandiku viimane minut käimas. Et siin ütlen, et see meie stuudiokell ei ole sünkroniseeritud, aga peaks olema suhteliselt täpne jälle. Aga Tartus ei Mahla kohe. Ja. Nüüd tegelikult jah, viskas selle mööda, et sellist põlget ei tulnud, mis oleks väravette tulnud, aga ma natuke tahaks öelda, et võib-olla sealt ootaks tegelikult seda söötu ikkagi. No ütleme, minu jaoks ma vaatasin, see Mahla ikka ei olnud päris nagu heas positsioonis, et seda oli raske sööta. Aga et Griffin oleks võinud ise liikuda nagu sissepoole. 10-15 minutit ja peale seda siis oleme tagasi. Tänu seni vaatamast kuulamast.
On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me 6 geese laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me 7 swans a swimming, 6 geese laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the ninth day of Christmas, my true love gave to me 9 ladies waiting, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the 10th day of Christmas, my true love gave to me 10 lords a leaping, 9 ladies waiting, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the 11th day of Christmas, my true love gave to me 11 pipers piping, 10 lords a leaping, 9 ladies waiting, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the 12th day of Christmas, my true love gave to me 12 drummers drumming, 11 pipers piping, 10 lords a leaping, 9 ladies waiting, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. And a partridge in a pear tree. I used to dream of walks in the snow, a kiss underneath the mistletoe. I used to think that I wanted somebody on Christmas, I don't. Memories hide in holiday cheer, welcome me back every year. Why would I wanna be with someone else, wishing I could be here? Now that I'm home and I'm getting a little bit older, I'm not quite ready for moments like these to be over. I don't mean to be selfish, but when I look around I can't help it. Maybe I don't wanna grow up, 'cause I know I'd be missing too much. Yes, I'm not ready
if I spent Christmas in love. Warm by the fire, holding mom's hand. Stay up all night, but wake up at 10. Don't wanna share any time when I'd rather just spend it with them. Now that I'm home and I'm getting a little bit older, I'm not quite ready for moments like these to be over. I don't mean to be selfish, but when I look around I can't help it. Maybe I don't wanna grow, 'cause I know I'd be missing too much. Guess I'm not gay, don't wanna go home to his parents. All the things I'd have to give up if I spent Christmas in love. Now that I'm home and my dad looks a little bit older, I'll make the most of these moments. I own it forever. I don't mean to be selfish, but when I look around I can't help it. Maybe I don't wanna grow, 'cause I know I'd be missing too much. Guess I'm not gay, don't wanna go home to his parents. All the things I'd have to give up if I spent Christmas in love.
jah, oleme nüüd pausilt tagasi. Algab kolmas kolmandik. Tartust siis Säde ja Everesti mängust. Siin kõrval, meie kõrval näete ka pilti. Tartu juhib suhteliselt kiirest väravast 1-0. Väravautor oli ka lahtiiskel Griffin. Mõlemapoolselt on olnud väga palju tegelikult võimalusi. Ütleme mitte nüüd sellist, mida päris saaks öelda, et oleks olnud nii ohtlik, et olekski peaaegu väravas olnud, aga ikkagi pommitatud on kõvasti. Esma, Istrit. Et siin jah, meie rääkisime nüüd eetris ja tegelikult omavahel ka siin pausi ajal arutasime, et väga imestaks, kui see seis jääkski 1-0. Aga saabki näha nüüd, kas ja kummale poole see järgmine võimalik värav võib tulla. No ma loodan vähemalt 2 väravat. Okei. Ja väravas siis endiselt Triinu Tuvika siin ülekande alguse poole, kuna me siin stuudios olles, nagu te nägite meil stuudios, me platsi kõrval ei ole, ei näe alati väravahtide numbreid, siis jah, meil anti täpsed juhised, kuidas neid visuaalselt tuvastada. Et Triinu Tuvik seal siis kepp vasakus käes ja Kailis Kalmusel paremas. Tihtilugu nad mängu ajal ka vahetavad üksteist välja. Kiivrivärv oli ka neil erinev. Kiivrivärv oli ka. Tuvikesel must ja teisel oli siis roheline. Et teile ka, kes vaatavad, siis hea selline nii-öelda juhend. Everest siis on esialgu püüdmas päästmas seda viigipunkti. Ja nüüd Seppar saab sellise viiskepositsiooni. Kaldele pihta. Just. Et tegelikult ega need kõik visked on siiski ohtlikud, sest see põrge võib tulla igas suunas sealt. Et ei pruugi otse tagasi põrgata. Et on jah ennegi nähtud, kui need sellised rikussotid lõpevad väravavõrgus. Teisel pool väravas siis Uljana Jõgi, noorete väikese kasvanud väravaht. Et tegelikult on jah head tööd teinud, et see üks värav nüüd läks küll talle sisse otse peale viskest, et ei oskagi öelda. Ei Griffin temaga tegelikult üksi suhteliselt sai vabalt peale visata, et kust see läks, seda saab ilmselt hiljem üle küsida. Nagu näete, see on jah, Uljana Jõgi seisab, siis on selline natukene väravast kõrgem. Sellisel juhul jah, tal on nagu keeruline just neid lati alt siis liitreid eelkõige kätte saada. Et madalamal ta peaks olema ikkagi suhteliselt liikuv. Everest ja nüüd jätkab rünnakutega. Ja Kovaljova ei suutnud siin praegu hoida tsoonis. Jõuti Tartu ründetsooni, saadi sealt välja ka, et suhteliselt rahulikult kaitse seal likvideeris ohu ära. Siin sellist praegu on natuke puterdamist on mõlema poole pealt. No näha oli, et Tartu mängija läks sisse, kõik teised jäid apaatseks ootama, mis juhtub, et selle asemel, et avaneda keskele. Et kuhu see siis Tartu ründaja kas jõudu andis, kahjuks kedagi ei olnud. Everest soorusega jah, see sööt nüüd jah, oli mõeldud Fedjajevale Venetse poolt, aga läheb uuesti tsooni sisse väga hästi, keskutaks. Siin on nüüd ohtlik selline mängimine, et selliseid asju võidakse mõnikord näha ka kinnihoidmisele, aga praegu jah, karistust järgnenud. Mängib siin Fedjajeva mööda ühest mängijast. Kaitse oli päris hästi tublisti vastas. Ja tuli teine ja Tartu võimalus. Mitu liiga vara viskas ära. 2 oma mängijat oli kaasas. Täitsa jah, ootan seda ametlikku pealevisete statistikat, kuigi jah, need visked nüüd on sellised, mis väravahini ei jõudnud, et viseteks või tõrjeteks kirja tegelikult ei lähegi. Et varasemad siis on mõlemad naiskonnad näitavad lausa 30 pealeviset seal eelmistes mängudes, mis on tegelikult väga suur hulk. Liitel nüüd jäi siin värav ette loperdama ja pani selle Uljana Jõgi kinni igaks juhuks. Täna jah, palju oleme näinud ka seda, kui
kui lastakse edasi mängida peale seda, kui väravaht on kiiresti litri mängu pannud, aga noh, seal olid kõik ümber väravad, seal ei olnud enam küsimustki. Kisko tõuseb nüüd üksi, mängib kaitsest mööda, Aasma värav ees ja viskab otse peale, tegelikult jällegi ütleks, et ikkagi 10. jah, et siin tegelikult Aasma ilusti vabanes seal, et oleks võinud sealt jalgade vahelt siiski selle sööda anda, et ruumi oli tegelikult päris piisavalt. Et sellega oleks Triinu Tuvik võinud täiesti olukorrast välja mängida siiski. Disko trump on see, et ta ilusti mängib mitmes mängijast mööda, et petab ära. Et mängijad lähevad liiga otsejoonestele peale, et siis enam ei jõua reageerida. Seppar ei õnnestunud seal soonest välja visata. Aasma jääb üksi väravale. Nii, huvitav. Ja väravas. 1-1 seis. Siin kas nüüd läks esimesest postist või... Kuskilt ikkagi jalgade vahel. Ja jällegi on nüüd raske meil stuudios seda täpselt öelda. Aga jah, seis 1-1. Nüüd see nii-öelda sirgjooneline ise seekord viis hiile. Ja noh, meie ennustus läks nii palju siis täppi, et ei jää see seis püsima. See teeb nüüd tabelis ka... Nii, Tartul oma võimalus. Griffin üritas seal suhteliselt kõrgel. Aga terava nurga alt oli. Et sealt oli väga raske sisse saada. Et ega ma saan täiesti aru, et tekib selline hetk, et võimalus visata ja võib-olla võiks rohkem nagu mängida sellega keskele poole ja kus on siis see viskenurk parem ja sealt püüda, aga mängus olles lihtsalt on selline tunne, et nüüd kohe vastane jääda sul küljes ja kallal ja püüad midagigi teha ära. Ja siin me Kaarel-Kosega oleme varasemalt palju arutanud, et väga, väga mõnus on vaadata ja öelda kõrvalt, mis on õigesti, mis valesti. Ja, sest platsimängijana sa ju tegelikult ei taju nii hästi ära, et kus need vastased sul parasjagu on. Nüüd on selline seis 1-1, et ma arvan, et noh, korraks on küll Everestil kergendustunne, aga tegelikult ega ma ei usu, et kumbki raiskond siin nüüd selle seisuga päriselt rahul on. Everest kindlasti mitte. Mõnes mõttes peaksid olema, on nad olnud ju mitmeid aastaid favoriidid, et neil on küll ka palju uusi mängijaid, aga siiski palju häid mängijaid, hea väravaht. Julgesin mina teha siin hooajalguses sellise ennustuse, et nemad kahekesi jagavadki Roosa Panteri 1-ga meistritiitli. Nüüd Roosa Panteri 1 on muidugi näidanud paremat piletit ja suhteliselt kindlalt võitsid nad Everesti. Disko sai nüüd isegi tagant kätt Diskole. Kukuvad mõlemad õnneks õnnelikult, et sellise väikse hooga võib ka tegelikult vastu boardi valesti minnes päris palju haiget saada. Siin nüüd üritati värav ette söötu Aasmale. Tegelikult väga hea mõte. Jälle Seppar. Ja kaotab litri. Ja siit tuleb karistus, tundub, käsi püsti. Kas see litri on juba ära või? Ta oli litri kaotanud põhimõtteliselt. Jah, aga tundub, et tõmmati maha. No, aga litrit tal enam ei olnud selle aja peale. Ja kukutamise eest saadetakse siin. Ei pannudki tähele, kes täpselt, aga jah, Tartu nüüd jääb 4 ja võtab Everest time-out'i. Et see selgelt näitab, et... Aga mis see hetk oli, et kus nagu see Everest mängija kohtunikuga andis midagi üle või käsi kokku lõi? See oli nagu litri võib olla. Okay. Jah, et see näitab tegelikult praegu, et väga tõsiselt on nüüd Everest võtab käsile selle värava viskamise. Jah, just. Sest time-out seisul 1-1 ja tegelikult mängida on veel 8,5 minutit. Tavapäraselt võetakse see küll hiljem, aga see on nüüd just see hetk, kus on võimalus mänge enda kasuks kallutada. Täitsa põnev saab nüüd jälgida olema, et millise taktikaga tullakse täpselt. Kas on midagi üllatust varuks.
parim koosseis nüüd väljas. Jälle Everestil, Tartul ka ilmselt. Neljakesi peavad nad selle kuidagi vastu pidama. Ülekaalus siis jah on, kui Everesti poolt vaadates, siis kohe peale visega ka kiskalt. Hea võimalus on. Et eelkõige jah, ülekaalus olles on oluline siis saada need nii-öelda kohad üles ja hakata söötma ja sundida siis vastane neljakesi nii-öelda kompaktselt seisma. Et saab, ja nüüd võibki seda näha, et võtab nüüd Seppar, et söötmist väga palju ei ole, et viskavad peale. No ütleme, tartlased ei seisnud praegust õigesti. Oli 3 tükki lihtsalt sinna värava vahe ümber kogunenud ja. Nii, mis vile nüüd siit oli, see jäi nurga taha. Oli vist keegi väravavahi alas tundus žesti järgi kastajas. Viiakse nüüd mäng tsoonist välja selle rikkumise tõttu. Et sealt väravavahi alast on teatud tingimustel lubatud läbi sõita, aga mulle tundub, et jah, seal seista ei või, jah. Seista jah ei või. Seal võib isegi karistuse anda. Just. Et siit nüüd väravette on meil pandud Nadežda Rakko seda liitri viimast puudet tegema. Et kui ta siis jah liiga teebki ilusti maski nagu näha seal, et võeti Triinu Tuvikse liigutusest näha, et üritab sealt selja tagant näha ja selles mõttes ongi taktikaliselt õigesti Nadežda Rakko mängida selline suuremat kasvu on ta ka, et tegelikult no Tartu saab isegi litri kätte ja seda lihtsalt põhimõtteliselt söödab vastasele. Et jah, hea maski tunneb selle järgi ära, et kui see väravaht peab nagu just nagu puu tagant vaatama ühelt poolt ja teiselt poolt, et siis on järelikult kaitsemängija mängib tegelikult õigesti seal ees. Aga jah, siin on nüüd alla minuti jäänud veel Everesti ülekaalu. Selline Tartu ära seisnud, kuigi mäng käib nende tsoonis siiski, et oht möödas ei ole kindlasti. No veidi rabe on nende alakaalumäng Tartu oma. Et nad on litri saanud endale, selle võiks ilusti välja toimetada oma tsoonist. Väga hea, vahet ja millegi pärast jääb magama lihtsalt. See risti sööt selgelt ebaõnnestus, seal oli lausa 2 tükki Tartu mõttes, siis ta oleks kätt saanud Fedjaeva peale, mis vahepeal Tuvikselt jälle tõrjekirja. Et täna jah, tundub, et seis on selline, et võib-olla jah, näemegi siin ainult Tuvikest täna väravas. Tutkova peeneti selle Peter tsoonis tagasi Tutkova. Otsivad ja värav ette nüüd tegelikult see vist isegi läks tõrjeks kirja, et tuli selline pehme suunamine. No nüüd said litri tsoonist välja tartlased. Peenetis nüüd läheb värava taha. Ei lasta tal sealt värav ette sööta. Meil on 3 ründamängijat, natuke liiga korraks olid liiga kõik seal värava taga. Ja nüüd peaks olema läbi. Kohe peaks jah, Tartu mängija ongi 5 platsil. Et nüüd on võrdsed koosseisud jälle. Et siin Tartu nüüd seisis ära, et ei oska öelda, mis taktikat seal arutati Everesti pingi peal. Nii palju vähemalt suudeti, et terve mäng oli siis Tartu poole peal, aga väravani ei jõutud. Sama kaua oli aega ka Tartul nõu pidada, et kuidas seda ära kaitsta. Ja kohe, kui ülekaal oli läbi, siis tekkis Everesti väraval see ohtlik moment. Vassil. Loovis küll seal pimesi peale visata, aga tal oli vastane seljas, et ei saanud sealt väga head viskeasendit. Jaa, aga alati tasub ikkagi suunata värava peale, et värav tavaliselt ikkagi sellest tuleb, kui see liter sinna lähedale liigub. Väga hea sööt värava ette. Võimalus veel rünnata. No nüüd sööt ka oma vahel. Ei kahjuks. Otse peale ainult. See oli... Eelmine olukord oli väga hea, Tartus oli 3 tükki Ollo, ühe puutu ise päris kaugelt ja tegelikult väga teravalt, kui ta jääb tuli. Küll Jegi seda kontrollis silmadega, aga siiski väga, väga hea tugev ise tagant.
et sellised, kui väravaht juhtub, et ei näe, siis võivad lõppeda vabalt võrgus. Nüüd tõrje ja vilistati ikkagi mäng seisma lõpuks, et tänane kohtunik ja väga palju laseb edasi mängida, aga siin oli vastaste poolt piisavalt nii-öelda ohtu Litrile, et see kinni vilistada. Alla 5 minuti jäänud siis veel mängu lõppeni. Võib-olla näeme esimest viiki. Jah. Estrit Aasma võtab kiiruse üles ja läheb mööda. Nurgas Litriga ei lasta tal sealt ja väga hästi Tartu kaitse praegu tegutses. Ei lasknud, ei sööta, ei visatada ja muidugi enam sealt tagant saanud, aga nüüd otsis Sherlet seal ees, aga juba oli kaitse vahel. Koosak oli see. Täna on jah natuke silmapaistmatu olnud, aga liigas väravat kivja saanud. Siin oli nüüd olid kaitsed õige koha peal, peab ütlema. Et see Litter kukkus väravahil sellise ebamugava koha peal, aga Tartu õnneks oli nende mängija seal kohe. Seppar korjab Litri. Kisko söödab Sepparile. Läks küll natuke taha ja ei saa sööta. See oli küll õnnelik kukkumine. Jah, see kukkumine oli niivõrd õnnelik, et siin Griffin kukkus selle Litri lausa oma tsoonist välja. Et ülesanne sai täidetud. Ja võimalus peale viske. Peaks tulema juba. Jeegi ilus tõrje padjaga. Siin oli jälle nüüd Everestil õnne, et siin oligi see padjatõrje, mis jäi tegelikult sinna värava ette natuke, aga oli Everesti mängija esimesena jaol. Et nagu varem öelnud ka, et alati see esimene vise ei pea üldse tulemagi vabasse nurka, et vabalt tõmmati nüüd siin Griffin maha, tundub. Karistus, jah? Jah, see oli nüüd Litrite mängija blokeerinud Eesti järgi, et läheb Fedjajev istuma. Nüüd vastupidiselt Tartu ei võta minutilist. Me siit võime välja lugeda, et karistuse sai Everest 2 minutit. Kas me siit võime välja lugeda, et neid see seis rahuldab või vaevalt? Saab näha nüüd, kas Tartu suudab nüüd Everesti omavõttu suruda nende tsooni. Praegu Everest on päris kõrgel kõik 4-kesi, et jällegi väga ohtlik siin, kui kaitse tagasi jõua. Ja Tartu nüüd patustas siin pika Litriga, et oli Everestil õnne. Kui sa vähemust mängid, siis muidugi seal vastasse tsoonis on hea seda Litrit hoida, aga sa pead alati jälgima, et sinu kaitsed jõuaksid tagasi ka. Praegu nad olid suhteliselt kõrgel kõik. Ligi 15 sekundit on kulunud nüüd kaaristust. Tartu saab Litri. Nägime, et Disko viskas lahti, et ikka läheb vahepeal keskle ka. Praegu nad mängivad vähemust, et kindlasti on seal positsioonid vähemuses muutunud. Et tihtilugu jah, et kui on, kas mängitakse ülekaalu või vähemust, et siis tavapäraselt kaitse ja ründaja positsioonid nii-öelda ei kehti, et pannakse seal näiteks ülekaalus isegi iitründat mõnikord platsile. Tartul ei õnnestu ära kasutada oma ülemvõimu, et seda rünnakut ilusti üles ehitada ja hoida vastase tsoonis Litrit. Nad isegi ei pääse sinna vastase tsooni, kuigi neid on rohkem jääl. Ja nüüd on minut on olnud ülekaalu Tartul. Võimalus nüüd jalataks teile. Selle segamas. Väga. Ja Seppar jälle esimesena ajal. Ja viib lihtsalt Litri tsoonist ära välja. Kuigi jah, ei näinud seda nurka, aga Tartu sai kätte. Praegu üks Everesti mängija läheb. Disko. Nüüd on näha, et teised ei tõuse kõrgel enam. Kui neid on vähemuses, siis jaksu ei ole, siis ei ole mõtet tõusta ja riskida. Disko jälle. Raku. Nadežda. Jah, just Nadežda. Tegelikult on mängija ka Jaanika Raku, kes tegelikult tänaseks endine Raku, jah, et mängib Grizzlies.
ja on oma perekonnanime ära vahetanud, nagu mõnikord juhtub. Siin nüüd ei saanud... Abiellumise läbi siis. Just. Ei saanud nüüd Tartu mängi kätte, et kes meil seal driblab välja tsoonist. Fedjaev on jah karistus pääsenud. Et väga osalt hüppas seal üle mängijate kohati ja märkamatult on siin jah viimane minut käimas juba. Ja ka selline ohtlik moment mõlemalt poolt, et kas visatakse see litter siis nagu öeldakse riietusruumi kaasa või tõesti jääbki 1-1 see mäng. Tundub, et ega siit midagi suurt ei tule enam. Ja, kuigi mõlemad üritavad, et... Everesti mäng on olnud ikkagi suhtes parem. Litter ei lendanud välja, jääb mängu. Ja lõpuvile kõlabki. Soovisid viiki, kurtsid, et ei ole. Jah. Sõnasin võib-olla ära, aga mis seal ikka. Ühesõnaga, kui siin nüüd läksin Nadesta ja Jaanika Raku peale jutt, siis tegelikult võib öelda, et kell 19.10 algab meil ka teine ülekanne, seda siis Haabersti ajalist. Mängivad Roosa Panter 2 ja HC Grizzlies. Et kindlasti vaadake ka seda. Mis meil nüüd edasi on tulemas, see nimetatud mäng ongi selle aasta viimane. Ja järgmised mängud algavad alles 8. jaanuaril. Jaanuaris on praegu meil ajakavas üldse 6 mängu. Nii Viljandist, Haaberstist, Tartust kui ka Tondirabast. See Tondiraba on küll 29. jaanuar, et siis kui see iluusutajate suurvõistlus läbi on. Ja praegu ajakavas ma tegelikult järgmised mängi ei näe, et millalgi tegelikult jaanuari lõpus peaks valmis saama ka remont Kohtla-Järve hallis. Et kindlasti loodame siis seal mänge näha. Ja muud ei olegi, et vaadake meie järgmist ülekannet ja siis meie kohtume teiega meie ilusast stuudiost siis jaanuaris uuesti. Kõik head! Taas kohtumiseni!